nüüd on aeg hakata seda raskemat osa sellest loost tegema, mis on passid, mis on alguses alati akordinis kõige raskem, kuna kui sa paremat kätt ja klaviatuuri näed ja saad mängida, siis vasakut kätt sa võid küll, aga enamasti ikka ei näe. Just väga pikal jälle, siis sa ei näe enda passe. Ja seda sa pead tunnetuse järgi ja sa pead teadma, kus mis pass on. Me teame eelmisest tunnist, et auguga pass on C. Vahel on ka teised ka auguga, aga keskmine auguga pass on alati C. Nii et mängime, proovime nüüd, vaatame, leiame üles auguga passi. Mina leidsin, nii. Proovime mängida auguga passi ainult. Nii, nüüd vaatame, kus paremal käel oli C, ehk siis 2 musta enne seda. Kõlab samamoodi, proovime koos. Nii, nüüd me teame, et me leidsime C. Kui me oleme C leidnud, siis me teame, et akordionil järgmine otsa sellest kõrvale, ehk siis rohkem vasakule poole, käe poole rohkem, on mažoor, ehk siis rõõmus helilaad. Siis kui me mängime, see on nagu do mažoor. Kui me neid koos mängime, siis ongi pärast mažoori tuleb minor. See on siis kurb helilaad. Ja see ongi kõik, mida meil hetkel vaja läheb. Mažoor ja minor. Ja need on siis järjest kõrvuti. Esimene mažoor ja teine minor. Nüüd C on auguga, aga mis passid veel on? Me enne paremal käel vaatasime, kus asub G. Vasakul käel asub G otse C-st üleval. Need ei lähe järjest passidel, vaid need lähevad raskemat viisi. Ja see praegu alguses on see natuke liiga raske selgeks õppida, aga lihtsalt peab pähe jääma, aga need on ainult paar nooti, nii et see pole liiga raske pähe jääks. See on siis C, siis sellest üleval pool on G. See noot, mida me teiseks õppisime, ehk siis G. Proovime koos. Kõlab täitsa samamoodi, nii et peab olema G vist ikka. Nii, me teame, kus on C, me teame, kus on G. Nüüd läheb ainult ühte passi veel vaja ja see on F. F ehk siis fa asub täpselt G-st allpool ühe tooni võrra. Põial on C peal ja väike sõrm on G peal. F-noot on meil 4. sõrme peal, ehk siis see on F-noot. Ja F-noot asub passidel, asub see C-st allpool. Ehk siis kui G asus üleval, ehk siis C on G asus üleval, nii et G on siis F-noot asub allpool passides. Kõlavad samamoodi on ju. C, G ja F ja passidel asuvad need keskel, üleval ja all. Ja need on passid, mida läheb vaja rongsõitsis tšuh-tšuh-tšuhi jaoks. Ja muidugi läheb ka vaja mažoorakorde, ehk siis kui C-pass, see millel on see teemant või siis väike säke sisse tehtud, siis see on lihtsalt üks noot. Siis mažoor ehk siis rõõmushelilaad on 3 nooti, ehk siis C, E ja G koos kõik. Ja meil läheb seda ka vaja rongsõitsis tšuh-tšuh-tšuhi jaoks, nii et passid, passe võib hakata vaatama siis, kui terve parem käsi on selge, ehk siis suudame kas või aeglaselt mängida rahulikult, aga ilma vigadeta rongsõitsis tšuh-tšuh-tšuh parema käega. Ja nüüd lõõtsavahetus. Nüüd jälle lõõtsavahetus.
järgi, siis me saame hakata passi vaatama. Ja passid ei ole ka väga lihtsalt, nii kaua kuni me teame, kus mis on, ehk siis C on see ära märgistatud pass ja allpool on F ja üleval on G. Ehk siis kõigepealt me mängime C ja siis mažoori ehk siis. Siis lähme F juurde ehk siis alla. Ja tagasi ülesse. Ja siis ülesse G-sse. Ja tagasi D-sse. Ehk siis me käimegi lihtsalt, oleme C juures, lähme korraks alla, lähme ülesse ja tuleme tagasi C juurde. See on kõik, mida vaja läheb, ehk siis proovime nüüd. Ma näitan teile, kuidas on mõlemaga ka koos. Nii, see oli siis esimene pool ja nüüd teine pool. Lõpus võib siis mõlemad koos mängida, aga ei pea koos mängima. See on nii, kuidas ise tunnetad ja kuidas sulle endale rohkem meeldib. Enamasti nootides on kindlalt kirjas, aga me teeme väikse erandi selle rongsis tšuh-tšuh-tšuhiga nii, kuidas endal kergem on lihtsalt. Ehk siis ainult passe mängime korraks ja seekord terve nii-öelda esimese salmi siis. See siis on nagu kodu, et see on koht, kus me alustame ja see on koht, kuhu me läheme alati lõpuks. Ja see ongi terve vasak käsi tšuh-tšuh-tšuh juures. Nüüd kõige raskem osa akordionil on üldse see, et kuidas saada parem käsi ja vasak käsi kokku. See võtab väga palju harjutamist ja koordinatsiooni. Alguses isegi kui see harjutamine ja koordinatsioon välja ei tule, et sa saad kahele asjale korraga mõelda. Kui see välja ei tule, siis sa saad ikkagi niimoodi lõpuks, et sul jääb lõpuks kumbki käsi, ükskõik kumb, see on musklimälusse. See tähendab seda, et kui sa midagi piisavalt teed, siis lõpuks su käed harjuvad seda tegema täpselt selles rütmis, nagu sa teed. Ja siis üks käsi näiteks teebki parem käsi, sa üldse ei mõtle sellele, sest parem käsi teeb seda, mida ta teeb, kuna see on sul musklimälus, kuna sa oled nii palju harjutanud. Ja vasak käsi, vasaku käe peale mõtled, et mis sa nüüd teed, et kuhu sa lähed ja nii edasi. Ja see on see, kuidas alguses arvatavasti siis akordionit harjutab piisavalt, kuni üks käsi jääb musklimälusse ja siis teine käsi teisele käele sa mõtled, et teisele käele sa mõtled, mida sa teed. Ja proovime nüüd esimest korda hästi aeglaselt ja rahulikult mängida rongsitis tšuh-tšuh-tšuh esimese salmi.